Heade uudiste portaal algatas eelmisel aastal heategevuskampaania, kus soovitakse aidata Põlvamaalt pärit Ants Väärsi, et Ants saaks soetada endale uue invabussi. Ja täna räägimegi pikemalt Antsuga, kes on siia Tallinnasse tulnud Põlvast. Tere, Ants! Tere! No alustuseks küsin, kuidas oli Põlvast pealinna sõita, millised olid teeolud täna? Teeolud olid kehva võituvaga. Esialguses oli ilus, Tartust hakkas vihma tulema, siis hakkas lund sadama ja lõpuks oli ka täiesti vihmal, kui Tallinnasse lähedale jõudsin. No, sedasi. Rääkige, Ants, kas te olete terve oma elu Põlvakandis elanud või olete sinna kuidagi sisse puksinud? Ma olen ikka Põlvakanti 86. aastast läinud. Enne 70. kuni 86. olin Jõgeva mees. Jõgeva mees? Jaa. Mida te tegite seal Jõgevamaal? Olin Jõgeva Mekis esialgu, pärast olin Jõgeva autobaasis ja siis autobaasist 86. läksin ära Põlvasse. Ja nüüd, olles elanud Põlvamaal ja juba 3. aastat, siis pakute sellist taksoteenust, milleks on invataksondus. Kuidas te selleni jõudsite? Eks kõige rohkem sellele aitasid oma üleelamised. Ma kõigepealt olin ratastoolis 2002. aastal, sealt sain välja. Mis siis juhtus, et ratastooli? Siis sain peainfarkti ja seoses sellega võttis mõlemad jalad alt ära. Ja siis ma olin ratastoolis, aga siis tahe oli tugev, sealt sain välja. 7 aastat tagasi siis ma sain vähi. Ja siis, kui ma pidin käima 40 korda Tartusse kiiritamas, millegagi õieti käia ei ole sul. Igust transporti ei ole sul võtta, millega tellida minna. Nii et iga päev 40 korda järjest saad kiiritatud. Et siis oli vaja pärast seda, et kui kedagi vaja ka aidata sellel teemal. Ja võtsin kätte kunagi, kui arst ütles mulle, et teil on pahaloomuline kasvaja. Et siin ei aita mitte midagi, et siin peame kiirituse tegema. Tegid kiirituse 40 korda ära ja peale selles ütles, nüüd on kiiritus lõppend, asi on natuke parem, aga ma soovitan mitte koju jääda. Et hea oleks, kui ta mõttes midagi välja, äkki ma nii ise tegevus või midagi hea tegevus. Ja siis ma hea tegevuse poole langesin ja nii ma olen siis saanud. Nüüd on 4. aasta käib juba, olen invaliide aitanud hea tegevuslikus korras. Praktiliselt ainult kütte ja autoremondi raha eest. No, te olete ikka päris kõva tervise juures olev mees, et olete saanud üle 40 korra kiiritust. Mida see 40 korda, millise õppetunni või kogemuse see teile andis? No ma ei oska ütelda, mina saan suurest midagi aru, minul ei juhtunud praktiliselt selle aja jooksul mitte mingisugust paha ega head. Hea tekkis sellega, et vähk taandus ja mina jäin tugevamaks natukese kui vähk. Sest praegu käib ikka veel ravi edasi, sest ma iga kuu tehakse mulle süst ja siis on kuu anus iga kuu. Et vähk ei tegukseks edasi ja seoses sellega mul on omal ka kergem tunne ja väga siuke tahe, elujõud on juures, et kui sa inimesi lähed aitad, hea teed teistele, siis tunned, et vana Jumal aitab ka sind. Ei, loomulikult ja nagu öeldakse, et tugevatele antakse ju vägagi palju kannatada. Vastab ju tõele, jah? No nii ta on. Mitu korda öelge käis päriselt ka teil surm silmest läbi? No mitmeid kordi. Kõige raskem oli siis, kui arst tookord ütles, et teil on pahaloomuline kasvaja. See siis oli nii, et võttis pool tundi oli kuskil kõik mõistuse juures ja siis võttis nagu mõistuse eest ära. Ma autoga sõitsin parasjagu ja naine ütles, et sa sõidad vastassuunavööndis, et ole hea pea kinni, tõmbas rooli käest kõrvale ja pidasin kinni. Ja siis ta ütles, mis suga lahti on. Ma ütlesin, no ma ei tea, silmad on vett täis ja seal on midagi paha, et mul on pahaloomuline kasvaja. Naine oli sel perioodil teile ainsaks toeks? Ainsaks toeks autosse kahekesi. Siis ta helistas mu lastele, kes on Jõgeval. Ja siis nemad ütles, et isa küll sa terveks saad. Ja kui kiiritus lõppes, siis väärt ütles, et nüüd paistab, et oled sa ikka tugevam inimene kõvasti ja nüüd.
Ja peale seda hakkas teatud mõttes päike paistma ehk et te lubasite ka arstile, et nüüd tänasest päevast hakkan heategevusega tegelema. No nii ta läks ja ma leian, et läks õigesse kohta kõik. Sest inimesed on ka väga rõõmsad, kes on selle minu abi üldiselt on saanud, nad on siiamaani, ma ei ole paha sõna kellegi käest kuulnud, olen kiitvaid sõnu kuulnud. Ja kahjuks ei ole meie riik ka ju siinkohal ju appi tulnud ja neid abistajaid inimesi on suhteliselt vähe. On mul õigus? On õigus ja riik ei ole tõesti appi kusagilt tulnud, sest on ikka riigi poole saadetud sõnumeid küll ja küll, et kas ikka kusagilt saaks abi, aga ei ole. Aga ma tänan seda Good Newsi, kes tookord võttis ette ja hakkas raha kokkuma ja praegu on jõudnud nii kaugele, et 1/3 rahadest on, bussirahadest on olemas. Et nüüd jääb veel teine 1/3, siis oleme koerast üle ja siis viimane 1/3 jääb ainult saba. Aga loodame, et inimesed võtavad seda vajadust ikka, mis on tegelik vajadus inimestel, sest ma ütlen, ma pean neid praktiliselt terves vabariigi ulatuses. Ma ei pea ainult Põlva ja Võrumaal üksinda. On ka nii Kuusalust kui olen Tallinnast vedanud ja olen ka Valgamaal käinud ja Haapsalus ja Narvas ja Jõhvis ja ma nad kõik läbi käinud. Te ju ka ei arva, et puude pärast peaks ju inimene mingit pidi kannatust tundma? Ei ole, no see on ikka, mul on sellele, et ma ostsin kunagi Tartu kiirabi, vana kiirabi mulle, et ma saan kanderaamiga neid vedada, see on väga tähtis asi. Sest kuidas inimest muidu veab, ikka kanderaamiga on kõige kindlam minek see, kes on juba haige inimene, aga on ka tervemaid inimesi, kes suudavad minna ise auto peale ja maha, aga saatma pead ja kõik inimesed, keda ma olen arsti juurde viinud, eelmine aasta oli mul neid kusagil 300 ringis, keda ma vedasin arsti juurde ja koju tagasi. Ja kõik ma ootan arsti juures nii kaua ära, kui ta saab välja, kõige rohkem on ootanud pea 9 tundi ühe inimesega korraga. Ei ole ma kellegi käest võtnud kopikat selle seisuaja eest, ainult sõidu eest kütte ja remondiraha. Üks eredam näide on tuua, kui te tõttasite Põlvast siis Kuusallu appi ühele naisterahvale. Rääkige sellest olukorrast lähemalt. Kunagi oli Eesti Televisioonis saate Puutepunkt ja siis ma trehvasin seda saadet vaatama ja Kuusalust tuli ühest Pillest juttu, et ta on abitus olukorras, ta ei räägi, ta ei liiguta üldse ennast ja siis vaja on, saates öeldi, et vaja oleks Põlvasse viia ta taastusravisse, kas kedagi ei ole ja ma pakkusin tema emale, selle Pille emale võimaluse, et kas ma võin tuua teda, et minul on siuke teenus võimalik, ma kanderaamiga saan tuua ja tagasi viia. Ja siis ta võttis sellest kinni ja ütles, et see päev saime kokku ja ma sõitsin talle sinna kohale Kuusalu, võtsin peale ja viisin ta Põlvasse. Aga see esimene kord jäi muidugi küllaltki raske, sest kogu aeg tema olek oli väga kehvas olukorras. Aga viimased 2 korda, mis ma peale seda olen käinud, need 2 korda on järjest paremuse poole läinud. Isegi kuuldavuse järgi on hakanud esimesi sõnu ütlema, sest ta kunagi oli 7 aastat tagasi oli saanud puugi ja seoses sellega tal need asjad jäid aga nüüd see aasta mind on juba ära tellitud, märtsikuus ma lähen talle uuesti järgi, viin 4. korda Põlvasse ja siis tal tahab kõik terve pere, nii ema kui tema endale Pille oma tütar, 10-aastane tahab ka kaasa tulla. Väga tore. Siinkohal teeme väikese pausi ja kuulame ära mõned telefoniintervjuud. Tema on väga lahke ja kena ja kõik, keda teab ja oskab viia siin. Just kui arstide juurde vaja minna. Abistab ja aitab ja viimane kontakt oli temaga niimoodi, et käisin nüüd teisipäeval Tartus. Sõidab kohale, ta tuleb alati natuke varem, mitte kunagi ei hiline, seda hirmu ei ole, ta tulemata jääb ja abistab ja aitab. No kuidas sul on ka? Tohe naarta. Vaat siis homse lähme arstimanu, kui arstiman saad kuulda, mis siis ütletas sulle jälle. Ma ei oleks uskunud ka, et nii tubli mees tõesti nagu Ants on, temaga on nii hea sõita, tal on see auto nii hästi kohandatud oli, nüüd ta tahabki nagu uuemat masinat saada.
ja muidugi see oleks tore, kui inimesed ikka aitaks, sellepärast et ta on tõesti asendamatu mees. Sest teist sellist ei leidu, tuleb mõni võõras, sul istub seal roolis, tegutse ise, aga Ants teeb kõik ise, tema aitab haige sisse autosse panna, sätita paika, seal Põlvas haigla juures võtab ta välja, paneb, läheb üles raamiga välja, tema teab täpselt, kuhu minna, mida teha. Et minul on tõesti, mul on kohe hea meel, et ma sain sellise inimesega kokku, et kes niimoodi aitab vedada. Ants, milliseid olukordi teil veel ette on tulnud seoses haigete transportimisega? Sa mõtled oma elust või kuidas, millest? Ei, et kui teil on helistatud ja olete võtnud haige peale ja et millise katsumusi olete pidanud veel läbima? Need oleme igasugused olnud, mõni ei suuda üksinda minna, pead ratastooliga, mul auto peal on alati ratastool ka kaasas, kas viin ratastooliga kohale või saadan ta käe kõrval, siis kas kanderaamiga otseselt viin, missuguse autoga inimesel vaja on. Ja siiamaani ma olen need kõiki transportinud, viinud nii arsti juurde, kui on vaja ka panka minna, on vaja surnuaeda minna, olen aitanud ka surnuaes neil koristada, kes on vaja minna. No, igasugust abi, sihukest abi, kus ma ei leia, ega sotstöötajad ei jõua sinna. Sotstöötajatel on tegelikult oma tööd ja küll oma valitsustes teha, et inimesega minna, sest sihukese asju tegema, mida minu põhiline pakkumine muidugi on arstipunkte pidi käia, kus inimene saaks abi ja samal ajal olen ka käinud kirikuid pidi. Mul on üks 102-aastane inimene, kes kunagi annetas mulle 100 eurot, mõtlesin, et võtad selle, see on kingitus, mina niimoodi vastu ei võta, ainult sel juhul, kui ma kirjutan enne teile kassasekki, et te olete selle annetanud mulle. Ja kirjutasin ja siis ma pakkusin talle võimaluse, et nii kaua, kui sinul elupäevi on andnud, et ma teen sulle tasuta sõitu nii kirikusse, kui surnuaeda, kus sul vaja on. Kui tihti teile helistatakse ja tänatakse teid? No küllaltki ikka ütelda, et iga päev ei ole, aga nii nädalis korra või teinekord 2. Ikka täiesti ütelda, rahvas on mind väga omaks võtnud ja tahavad ikka, et me tahaks Antsuga minna, ütlevad kohe paljud, et me äkki otsime käid. Ei, me tahame Antsuga minna, tema on meie juures kogu aeg, ta ei lähe enne ei lahku, kui me kodu tagasi. Minu see ütelda, elu aitamine käib, et voodist võtan ja viin voodisse tagasi. Räägime sellest uuest autost või invabussist, mida te soetada soovite, ehk et millisena te seda autot ja bussi ette näete, et mis seal peaks olema? No seal kindlasti 2-3 ratastooli kohta, tõstuk, millega tõstakse peale, nii samal ajal saab see uus tõstuk on selline, saad ka inimesed peale tõsta ja siis samal ajal saab ka paigaldada autole kanderaami, et saaks praktiliselt kõik asjad ühe autoga ära teha. Nii istumised oleks ratastoolid ja kanderaam, siis saavad sinna kõik vajadused, kes on ja igaks juhuks jääks siis üks auto tagavaraks. Kui midagi juhtub selle uuega, siis saab tagavara teine auto olema. Aga praegused autod on ikka väga läbi omadega, nad on 600 000 plussiga sõitnud. Inimesed teavad kindlasti, kui auto on sul 600 000 sõitnud, mis ta siis on. Sest praegu ütlevad juba... 15 aastat olete sõitnud, jah? Ühega neist, jah? Üks aasta on 15 aastat vana ja teine on 13 aastat vana. Minu käes nad on olnud muidugi vähem, aga viimase kiirabi ma ostsin alles siin 2 aastat tagasi ja on ka 600 000 ületanud juba. Ja näevad väga hästi, mis ta on. Kui jupid lähevad sul, need on nii kallid, sest sul ei jäägi ainult see raha, mis sa saad, nii kütte ja tagavarosad ja ongi sellega piirdub kõik. Kuivõrd head inimesed on inimesed, kes elavad Põlvamaal? Üldiselt peab ütlema, et see ääremaa rahvas on küllaltki hea inimene. Ta on abi valmis alati, kui sul on ka midagi seal teist inimest aidata või küllaltki. Mina olen seal nüüd sisse elanud juba 86. aastat, see siis teeb 30 aastat selle aasta sügisest olen ma seal Põlvamaal olnud.
ja siiamaani. Kuidas sealsete omavalitsustega teil läbisaamine on? Ehk et kas nemad ka tulevad teile appi? No kõige parem läbisaamine mul Põlva vallaga, endise Põlva linna ja valla ühinemisega jäi Põlva vald ja sellega on mul väga hea kontakt nii sotsiaaltöötajaga kui vallavanemaga ja rahva endaga ka, kes vajavad abi. Nad ette helistame, et kuna sul vaba aega on, võt siis kas sul sobib, et siis lähme see päev käime ja ma ütlesin, jah, väga hea, et helistasid ette ja siis muidu ei saa iga inimesega korraga minna ju. Kahte, üks tahab ühele pool, kes tahab Tartu, kes tahab Võrra, kes tahab mitmega ühele pool. Nii ma käin ja aitan neid. Mis teil selleks kilomeetri hinnaks tuleb? No mina olen sõitnud 40 sendiga kilomeetri siiamaani. See on siis puhtalt kütuse raha teeb tasa? No, kütuse ja remontiraha ja rohkem sealt ütelda, hea korjamine on siis aastaga 1000 eurot korjad kokku, lisaraha. No, te olete riigilt ka abi palunud, mis teile sealt vastati? Olete pika linnaga tagasi tulnud? Olen jah palunud Sotsiaalministeeriumi poolt ka ja siis kui oli Võrus eurorahade jagamine, siis kutsuti mind ka sinna, ma palusin, et tulge sinna, sealt saate vastusse ja kui sinna läksin ja kui vastusse sain, siis vastus oli suusõnaliselt oli niimoodi, et kui teie käive on 125 000 või rohkem aastas, siis räägime teiega edasi 2019. Siis, aga kirjalik paber tuli, et Sotsiaalministeerium ei leia kusagilt siuksi rahasid, et ei aidata bussi osta. See oli kirjalik vastus. Selle ma olen ka edastanud siin mõningatesse kohta. Püha Jumala buss ei ole kõige kallim siin, mis... No. Soetada tuleks, et kuulu järgi 40 000, jah? 40 000 ja enam, no võib-olla läheb juurde või no, aga enam-vähem, no nii ta on, siis oleks ikka uus buss ja siis oleks võimalik inimestega ikka tükk aastaid, mina leian tegelda ja ma loodan, et mul on ikka tervist nii palju antud nüüd uuesti tagasi sellest asjast, et ma suudan see 6-7 aastat ikka inimesi veel aidata. No spekuleerime ka natukene, ehkki see on vägagi tänamatu töö. Kas suvele vastu võiksite sõita juba uue bussiga? No oleneb, kuidas rahvas võtavad või äkki riik leiab kusagil mingisuguse aitamisvõimaluse. No kui rahvas selle tulevad vastu ja võib-olla firmasid, kui iga firmagi annaks 1 euro, Eesti firma, 1 euro rohkem ei ole vaja, siis oleks see buss uus olemas ka kohe. Siis võiks järgmine kuu juba minna bussi tellima. No te olete pensionär. Mina olen jah. Ja kuidas tänapäeva pensionär hakkama saab? No 324 eurot saan täpselt iga kuu riigi pensioni. On see piisav tehtud töö eest oma ei eluajal? Ole, mina leian küll, et ei ole, sest see töö, mis on elus tehtud, oli see suur nõukogude aeg, sai rabeldud 2-3 koha pealt tööd teha. Ja siis sai Eesti Vabariigi ajal tehtud ja kui nüüd siis, kui oled haige, siis kui sa saad 324 eurot kuus, siis tekib siuke tunne, et mis ma siin ilmas üldse elan. Sest tõesti see on ikka küllaltki väike raha. Sest kui võtta ikka, mis suured inimesed, üleval ütelda, teised inimesed saavad ikka tuhandeid, mõni 10, mõni 20 000. Ja see vaene pensionär, see 300 euroga peab läbi tulema. See on ikka täiesti need vahel, kui ma sõidan ka, mõni ütleb, et mul pole sulle praegu raha anda, ma teinekord annan. Ma ütlesin, et kui sul ei ole, siis jäta see kingituseks omale ja mina sinu käest küsima ei tule. On ka oli ükskord üks ema, 5 lapse ema. Ütles, et kas sa teda ei viiks, ma jäin koju ja lapsed kodus ootavad, üks on aastane. Et vii mind Põlvast koju, ta on 17 kilomeetrit. Ma sõitsin sinna, lapsed jooksevad vastu. Emme, kas sa kommi tõid, jäätist tõid meile? No tead, ema ütleb, tead, et mul raha ei ole. Ma ütlesin, et ja mina teie käest ei võta kopikat, see jääb teile kingituseks ja ostke ise lastele selle raha eest, mis te saate. See on uskumatu, et meil siin Eestimaal elab nii häid ja toredaid inimesi. Ants, kas hea tegemine teinekord ära ka väsitab? Ja mina saan ütelda, kui ma saan inimesega käia arsti juures või aidata teda, kas surnuaial või ükskõik kus ma vaja, siis ma tunnen, ma kogun jõudu, kas nendel jääb jõud üle ja annavad ülejäänu mulle või ma ei tea. Mina igatahes tunnen rahuldatud selle, hästi rahulik olen õhtu, kui ma koju lähen, et nüüd sai päev ilusti täie ette tehtud. Ja. Aga mida te teete siis, kui te parasjagu oma pead tähtsate asjade peale ei valuta?
noh, mina on oma maja, seal on tegevusi küll. Ja nii ma seal kodus on elukaaslane, kellega, kes mul seal on ja koerad ka olid, aga koerad läksid ära teise ilma ja nüüd uusi ei ole enam võtnud ja praktiliselt ikka oma metsakene on ja põld ja suvel harin põllukes nii palju kui saan. Ja. Et hätta ei jää? Ei, ja mul on 3 hektarit seal maad kokku ja nii ma teen ja siiamaani on kõige rohkem ikka looduses nii palju kui peale selle õhtus koju tulekut, kui sa käid aitama. Muidu vahel on ka nii, et tuleb laupäeval aidata, tuleb pühapäev aidata. Olen ka mitu korda käinud Põlvast Tartusse, EMO-sse, helistatakse sealt, et ole hea teie inimene, mis te päeval tõite, aga nüüd on öösi kell 1 või 3 ajal vaja koju viia. Siis ma ütlen, no selge küll, ega midagi, eks ma siis viin ta koju, tulen järgi, lähen järgi Tartusse, siis nad ütlevad, miks sa nii mossis näoga oled meie vastu. Ma ütlesin, no kuidas ma mossis olen, vaadake, mis kell on. Aga televiisoris ütles, et te olete hea inimene. Ma ütlesin, no seda küll, aga vaadake kella, kell 7 mul järgmine sõit juba minna, et ma ei saa, aga lihtsalt see inimene on vaja ära aidata. On ka laupäevi, on pühapäevi. Küll ja küll, kui inimene helistab, et ta ei saa mitte kuidagi. Ja üks teine asi veel, mida ikka riigile panema mõttesse. Kiirabi tuleb, toob inimese haiglasse, aga tagasi see inimene mitte millegiga ei saa. No see on ikka täiesti, kui inimesed talle võib-olla raha ja värki leiaks, mis oleks, aga kui tema on pikali kanderaamis, kuidas tema koju läheb? Kiirabi seda teenust osutada ei tohi. Ja millega ta siis läheb? Tihtipeale mul alles seesama pühapäev. Olin õhtu pensionäride peol ja kiirabi helistab, et ole hea, et kus sa oled? Ma ütlesin, pensionäride peol, kas sa ei aitaks meid, et tule vii üks Räpinasse Põlva-Aidlast. Ma ütlesin, et no ma ei oska ütelda tõesti, et nüüd peo ajalt ära tulla ja siis ütlesin, et hea küll, me siis leiame teise lahenduses, jätsid inimese haiglasse üks ajaks. Ants, palju teil endal taolisi sõpru on, et näiteks istute laupäevaõhtul maha, kütate sauna, võtate väikse õlle? Jah, õllest räägin nii palju, et see on kunagi on olnud ja on ka napsi võetud, aga need on kõik nullid. Seoses selle tervislike poolega on kõik ja nüüd ma olen läinud üleüldse sinna selle poole peale, et ma hoian oma tervist rohkem, teen dieedi poolt juurvilja dieeti rohkem, see on rohkem juurvilju ja siis ütelda, kui Good News alustas minul seda heategevuskampaaniat, siis sellest ajast mina alustasin dieediga, juurvilja dieediga ja olen nüüd sõudnud 20 kilo alla võtta, see on siis 13. oktoobrist täna päevani. Ja see toimib, magusaisu vahepeal peale ei tule? Ei ole magusaisu, ei ole alkoholiisu, need on kõik nullid ja sõpr ikka käib palju neid kokku. Küll aga mul on ka vanemad sõbrad juba, noori enam ei ole. Aga käib väga paljusid ja käin aitamas ikka, käime pidudel ja... Tantsite kõvasti? Ei, kõvasti. Samba, rumba, valss, mis? Kõiki ja oskate? Ainult polkat ei taha ära. Lööb südamerütmist välja? Lööb välja juba, jah. Ants, mida sellelt uuelt 2016. aastalt kõige rohkem ootate? No kõige rohkem ma ootan seda, et ma saaks inimesi korralikult hakata abistama. Et kui ma saaks selle uue bussi kätte, mida rutem saan, seda rutem saavad inimesed abi. See on minu siuke, ütelda, hästi hea soov, mida ma olen ise mõtlenud ja on seda ka mulle väga teised paljud ütlenud, et Ants, see aasta sa saad selle uue bussi kindlasti ole mureta. Ma väga loodan, et te peagi saate selle uue bussi ja saate abivajajaid aidata. Ma väga tänan, et te leidsite aega tulla Põlvast siia pealinna. Tänan selle avameelse intervjuu eest. Aitäh! Tänan teidki, aitäh!